Sõna on Jumal. Sõna on Jumal, mis sinu läbi saab mõtte. Keha on tüvelt kooruv toht. Tüvi jääb. Lehed langevad sügisel maha. Neist saavad kevadel tärkavad hinged. Armasta ennast. Aeg on üürike. Jumal ei sure. 5. veebruar 2015. Katrin Saukas luges Ene Mihkelsoni luuletuse, mis oli jäänud tema kirjutuslauale. Tere tulemast Kirjandusmuuseumisse suure kirjaniku 80. sünniaastapäevaks korraldatud konverentsile Inimene algab sõnast. Meil on ees 2 väga tihedat sisukat päeva, kus kuulutatakse välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, on mitmeid põnevaid ettekandeid ja esitletakse 2 suurteost, vastset suurteost ja neid eile käes hoides mul tuli meelde, kuidas akadeemik Tarmo Soomere Ene 70. sünnipäevaks Tartu Ülikooli muuseumi Valges saalis ütles, et Ene Mihkelson on nagu suur hiidlaine. Ma annan konverentsi tervituseks sõna Eesti Kirjandusmuuseumi direktorile Piret Voolaidile. Aitäh. Tere hommikust, head külalised, head kolleegid, head Ene Mihkelsoni sõbrad, Ene Mihkelsoni loomingu austajad. Suur rõõm on teid kõiki taas tervitada Ene Mihkelsoni seltsi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ühiskonverentsil. See konverents on väga eriline ja pidulik. Muidugi oleksime tahtnud tähistada Ene Mihkelsoni 80. sünnipäeva koos kirjanikuga. Nüüd tähistame 80. sünniaastapäeva koos temaga ja tema loominguga eelkõige. Ene Mihkelson oli ju selles majas väga sage käia ja külaline. Ta töötas siin Kultuuriloolises Arhiivis, hiljem osales tihti siinsetel sündmustel ja oli ka väga hea vestluspartner, kellega oli tore mõtteid vahetada. Mina mäletan teda 1990. aastatest, kui ta oli toonase direktori Krista Aru väga sagedane külaline. Ja Kirjandusmuuseumisse muidugi saabudes tervitas kõiki rõõmsalt. Seekordsed 2 päeva tõstavad juba pealkirjas keskpunkti sõna tähtsuse. Ja siinse auditooriumiga sobib eriti hästi arutelu selle üle, milline roll on sõnal kirjandusel, kirjutamisel, lugemisel, loetu mõistmisel tänapäeval, mil me elame ju suuresti pildilise kultuuri ajastul. Mihkelsoni romaanis Matsi põhi on autoril kõnekas episood läbi minategelase silme. Tsiteerin: tahtsin kord Karlile rõõmu teha ja kinkisin sünnipäevaks Heino Kiige Tondi öömaja. Aga vanamees viskas selle raamatu mulle tagasi. Mis ma sest sitast loen? Ma olen seda kõike elus küll ja küll näinud. Ära sa mulle niisugust pahna enam koju too. Nii hindas Karla elutõde kirjanduses ja elutõde võis vahel huvitavalt luulegagi põimuda. Peale hobuse rautamise õpiku ja piibli oli Matsil veel üks raamat, pärit ilmselt Karla brigadiri aegadest. Tiitelleht puudub, kuid välja on see antud vist 1950. või 51. aastapaiku. Tsitaadi lõpp.
Raamat sisaldas kolhoosides teostatavate põhiliste põllutööde hindeid normipäevades ja pikka loetelu kõikvõimalikest töödest, aga samuti kirjaniku lisandust. Ärge öelge, et raamatuid peab olema palju või et kirjasõna on igav, kui sõnaga teatav asjalikkus kaasneb. Meie visuaalkultuur tänapäeval lükkab kirjasõna mõnigi kord tagaplaanile, kuid olukordi ja kujundeid sõnastamata, sealjuures meisterlikult sõnastamata on meil raske üksteist elu ja inimest mõista, vajadusel ka sõnade taha ja ridade vahele näha. Üks ainus pilk siinsamas saali seintele välja pandud Ene Michelsoni tekstidele näitab kirjaniku suurepärase sõnastajana. Tema esimesed raamatud olid just luulekogud ja tema luuleloomingus tajume tundlikku ja lummavat sõnavaldamist, sõna erilist kaalu, aina tangidega ava sõnu, aina vaikusesse, lõhu haava, pikkamisi olematus hajub. Michelsoni kirjasõna on siinsamas majas Eesti kultuuriloolises arhiivis ja isikuarhiiv on kenasti korraldatud, korrastamisel on ka fotokogu. Täna esitletakse siin 2 suure südamega loodud koguteost. Marju Lauristin ja Sirje Olesk on kokku pannud mahuka Ene Michelsoni eluraamatu, mille on toimetanud meie vanemteadur Marin Laak ja välja andnud kirjastus Tänapäev. Aija Saakova ja Mart Velsker on koostanud teise toeka Ene Michelsoni tõlgenduskogumiku, mille siis andis välja Tartu Ülikooli kirjastus. Ja siinsamas seintel on teie ees näitus Varemed ja vahtrad, Ene Michelsoni tekstimaastikud, mille koostasid taas Marju Lauristin ja Aija Saakova, kujundas Rene Haljasmäe ja pani üles meie restauraator Jaanus Tordik. Et palju tänu. Ja täna tõesti antakse välja ka Ene Michelsoni seltsi ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja Ene Michelsoni kultuurimõtestaja preemia ja seda seekord juba 6. korda. Ma tänan kõiki tänaseid esinejaid juba ette, tänan kõiki kuulajaid ja osalejaid. Suur tänu kõikidele korraldajatele, Aija Saakova, Sirje Olesk, Lilli Luuk, Ene Michelsoni seltsist, Marin Laak, Maarja Hollo, Indrek Ojam, Eesti kultuuriloolisest arhiivist ja saali sissepääsu juurde vitriinides on koondanud Michelsoni raamatud meie arhiivraamatukogu vanemraamatukogu hoidja Ave Pill, suur tänu ja aitäh kõigile, kes on toetanud ja aidanud. Aitäh Eesti Kultuurkapitalile. Tänasest ja homsest konverentsist teeb ülekande Kirmus TV Eesti Kirjandusmuuseumi tehnilise meeskonna toel ja pildistab seda sündmust Alar Madisson. Tunneme koos olemisest suurt rõõmu ja ma soovin sisutihedat konverentsi. Aitäh! Aitäh! Palun tervitama Eesti Kirjanike Liidu nimel Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimehe Berk Vaheri. Head kokku tulnud Ene loomingu uurijad, lugejad, austajad. Toon tervitusi Eesti Kirjanike Liidu poolt, mille Tartu osakonna kauaaegne liige Ene oli. Ene lahkus sügisel 2017. Pandeemia, sõda Ukrainas, hulk ühiskondlikke pingestumisi meil siin Eestis olid veel ees. Ja olen endalt küsinud,
nagu küllap mitmed, kellel oli au Enet tunda. Kuidas tema oleks kõigele sellele reageerinud, mida öelnud, mida kirjutanud? Või mida öelnuks ta seepeale, kui kirjanike ja loomeinimeste töö väärtust hinnatakse sõnades, ent tegudes toimub allahindlus? Ta võinuks öelda midagi sellist, et on ju olnud palju raskemaid aegu. Aga küllap ka, et kirjanik ei tohi aegadele allahindlust teha, kui ka teda ennast alahinnatakse. Igal tänasel hetkel või pikemalt tänasena tajutaval on juured varasemas. Sellel, kes me täna oleme, kes tahame olla ja kelleks osutume, kelleks meid peetakse, inimeste, eestlaste, kultuurikandjatena, on alati keerukas eellugu, mida tuleb aina üle lugeda ja läbi kirjutada. Ja see ei tee elu kuidagi kergemaks, aga see ongi mõtestatud elu. Nii käib ellu jäämine. See kõik on muidugi oletused, mida Ene võinuks öelda. Mida ta on öelnud? Minult on küsitud, kas ma saan keerulisemalt. Ja ma olen öelnud, et ma ei saa keerulisemalt, kui keeruline on. Ja lihtsama põhjused on need samad. Ma ise saan ka ainult ise olla. Ei see, kes sündis. Ei see, kes lapsepõlves. Ei see, kes teismeeas. Kõik üksikud lõplikuna on valed. Mitu elulugu olen rääkinud, mitu suguvõsa kuulajaisse sisendanud. Kui ükski neist oleks õige, oleksin kadunud. Valitseks see suguvõsa, see mina, kelle aeg on tänaseks valmis. Selle konverentsi pealkiri Inimene algab sõnast kõlab ju kirkasti kokku peatselt algava Eesti raamatuaasta juhtmõttega Rahvas algab raamatust. Täna ja homme saame küllaga kinnitusi, et Ene looming ja sedakaudu suur Eesti kirjandus on hoitud ja väärtustatud. Ka mitmes uues raamatus temast. Nendes kinnitustes on hea tunne Euroopa kultuuripealinna aastast raamatuaastale vastu minna. Ja tuletage meelde, kuidas Ene laialt naeratas, kui ta oma käriseval häälel millegi üle südamest tänulik oli. Jätku ja ärksust meile kõigile! Aitäh, Berk. Ja nüüd saab sõna Aija Saakova, Ene Mikkelsoni seltsi esinaine ja tänase konverentsi üks veduraid. Palun. Hea Kirjandusmuuseumi pere, hea Piret, suur tänu teile võõrustamast ja kaaskorraldamast. Mul on äärmiselt hea meel, et Mikkelsoni kodu on just siin. Aitäh ka Kirjanike Liidule, Bergile lahkete sõnade eest. Head esinejad, head seltsi liikmed, head kuulajad siin saalis ja ekraanide taga. Suur tänu teile, sest ilma teieta ei oleks ju mõtet siia kokku tulla ja ei oleks mõtet sellist 2 päevast mõtte ja mõtlemise pidu korraldada. Inimene algab sõnast ja sõna on Jumal, mis sinu läbi saab mõtte. See viimane rida, mida ennist kuulsite ka Katrin Saukase esituses, pärineb ühest seni avaldamata luuletusest, kuid nüüd ilmus oktoobris ajakirjas Looming ja on tegelikult ka teesivihikus, mis on teie kätes. Keha on niisiis üürike. Ta on kui tüvelt kooruv toht, aga sõna seevastu, sõna on jääv, ta on igavene. Sõna on see, mis loob, see loob inimest. Sõna kaudu saame me enesest teadlikuks.
sõna kaudu ärkame mällu. Sõna teeb inimesest inimese. Sõna on Jumal, mis sinu läbi saab mõtte. Inimene algab sõnast. Seekordse konverentsi pealkiri ei ole otsene tsitaat Mihkelsoni loomingust, küll aga leiame romaanist Kuju keset väljakut järgmise sedastuse. Aga sõnast Anna jaoks maailm ju algabki. Anna siis romaani peategelane. Nii et siis inimene algab sõnast on ikkagi, kaudne tsitaat. Ja juba tegelikult Berk viitas, et selle pealkirjaga tahtsime luua tegelikult silla ka raamatu aastasse, mille moto siis on Runneli lause rahvas algab raamatust. Olgu siis tänane ja homne nii-öelda lävepakk raamatu aastasse. Aga lubage veidi teha kokkuvõtteid ja meenutada. Mihkelsoni loomingu konverentsidel on juba nii-öelda väga tugev seljatagune traditsioon, peame ütlema. 20 aastat tagasi, 2004 siis, tähistati siinsamas saalis Ene Mihkelsoni 60. sünnipäeva. Ettekandepäevaga Igaüks on hüüd ja hääl. Ka minu jaoks algas tegelikult Mihkelsoni teekond omamoodi just siis, esinesin värske magistrandina toonasel konverentsil ka. 2014, 10 aastat tagasi peeti Mihkelsoni sünnipäeva Toomel Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi Valges saalis ja 5 aastat tagasi, 2019 olime siin, siis juba ilma Eneta ja tähistasime siis 75. sünniaastapäeva. Aga ka Mihkelsoni selts on loodud siin saalis ja nüüdseks juba siis 6,5 aastat tagasi eesmärgiga elavana hoida Ene Mihkelsoni vaimset pärandit, temale omaseid ideid ja väärtusi. Seltsi tegevus on koondunud 4 suure samba ümber. Konverentsid ja ettekandepäevad, mida juba põgusalt ka mainisin. Haridusprogramm. Vaatasin järele, oleme korraldanud nende aastate jooksul 4 koolituspäeva õpetajatele ja eelmisel aastal 2-päevase konverentsi koostöös õpetajatega ühiselt. 3. stipendiumid. Välja on antud, lugesin kokku 14 uurija stipendiumi. Ja muidugi kultuurimõtestaja preemia. Nagu öeldud, täna siis juba 6. korda anname üle. 5. sambana tuleb siia lisada raamatud. 2019, 5 aastat tagasi, ilmus Eva ja Mart Velskeri koostatud raamat Vaba inimese tunne, vestlused Ene Mihkelsoniga. Nüüd siis 2 raamatut. Tetraeder Karjamaal ja peaaegu kõik. Nendest siis lähemalt hiljem. Aga kokku 988 lehekülge. Pole paha, eks ju. Aga väljaspool seltsi otsest osalust on ka, ma ei tea, kas palju, aga minu meelest väga olulisi asju toimunud. Mihkelsoni looming on jõudnud nii lavalaudadele kui ka raadioeetrisse. Lavale siis Katku Haud Ugalas, Priit Pedajase lavastaja käe all ja Mihkelsoni luulest tõukuv tantsuetendus Tartu Uues teatris Maret Tamme ja Joosep Susi lavastaja käe all. Raadioeetrisse jõudis Merle Karusoo seatud Elu ongi Jumalaga jätt Katrin Saukase esituses ja Vikerraadio järjejutt toob järgmisel nädalal meieni Ahasveeruse une Karmen Tabori häälega. Mis veel? Meie endi initsiatiivil on nüüd valmis saanud näitus, tegelikult möödunud aasta lõpus, selle aasta alguses, Varemed ja vahtrad, mis siis on teie ümber siin. See on näitus, kus pilt ja tekst vahetavad kohad. Inimsuurused raamatulehed katkenditega kirjaniku loomingust on tõstetud kestmesse ja pildid Mihkelsoni loomingut oluliselt mõjutanud maastikest illustreerivad ja toetavad tekste. Näituse idee sündis ühe möödunud aasta suvel ette võetud reisina. Marju Lauristin, Sirje Olesk ja Mart Velsker külastasid kirjaniku kodukanti Järvamaal. Marju sidus maastikud ja tekstikatked, mina vormistasin selle näituseks. Kujundada aitas Rene Haljasmäe.
ja esmalt sai see loodud Esna galerii jaoks Järvamaal, aga nüüd on ta leidnud uue vormi, sest iga näitus on omamoodi alati uus, kui ta on uues ruumis, uue vormi siin ja hea meel on etteruttavalt ka öelda, et järgmisel aastal rändab näitus tagasi Järvamaale Imavere rahvamajja ja selle üle on hea meel. Millest siis tulevikku vaadates unistada? Ikka sellest, et inimene algaks sõnast ning et kirjaniku teine elu jätkuks. Et Mihkelsoni looming leiaks uusi kunstilisi vorme, inspireeriks, tõukaks looma uusi teoseid, aitaks meil edasi mõelda. Aitaks meil edasi mõelda, et see elaks. Head Ene Mihkelsoni loomingu nautimist, head värskelt ilmunud raamatute nautimist ja head konverentsi ja kõikide esinemiste nautimist. Aitäh! Aitäh, Aija. Ma võiksin ainult nimetada Aija ettekande lisaks, et siin on väljas ka kaks näidet Ene käsikirjadest. Romaani Nimevaev käsikiri ja tema enda koostatud sugupuu, mis leiduvad Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogus 421.